Tere hommikust! Mul on väga hea meel tervitada teid Riigi Infosüsteemi Ameti aasta seminaril. Kompetentsikeskusena tagab RIA Eesti e-riigi usaldusväärsuse ja mugavad teenused. Me loome ja kaitseme maailma parimat digitaalset ühiskonda. Just täpselt nendel teemadel me täna siin rääkima hakkamegi ja te kõik, nii saalis olijad kui ka virtuaalselt kuulajad, olete oodatud kaasa mõtlema, sõna võtma ja küsimusi küsima. Peagi tutvustan ka praktilist poolt hetkel, aga palun tervitussõnadeks lavale ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri Kristjan Järvani. Ja, tervitused kõigile. Esmalt ma siis tahaks öelda, et ei tulnud ainult saia sööma, vaid ma tulin teil pingeid maha võtma. Et teadupärast siis teie olete ju need, kes hoolitsevad selle eest, et tegelikult see ID-riigi kuvand, mis on Eesti saavutanud, see püsiks, on ju. Need kõik ründed, mida iga päev me saame oma küberruumis, et ükski neist läbi ei läheks, et valimised oleks turvalised. Et ühesõnaga pinget ei ole, aga kui halvasti läheb, siis päris halvasti. Ja kuhu edasi? Et ma arvan, et see unistus Eesti e-riigist funktsionaalsuse mõttes on juba päris hästi. Aga nii nagu erasektor, siis ma arvan, et see e-riigi tulevik, kuhu me vaatame, on rohkem seotud just selle kasutaja mugavusega. Kas siin on mingi väike vile või ma ise kuulen? No nautige, siis on nagu topelt, saate neid sõnu kuulda. Ja ühesõnaga, kasutaja mugavus ja et oleks meeldiv kasutada, et kahjuks paljud kohad veel on sellised, kus on kuhjatud funktsionaalsus kokku ja olen ka ise Eesti.ee-s vähemalt pool tundi otsinud ühte teenust ja ikka ei leidnud. Et ühesõnaga, teate küll. Ja ma arvan, et see tuleviku rõhk saabki rohkem seal olla. Ja mis veel? Turvalisus, et e-riik ei ole enam esimeses nooruses, mis tähendab, et meil on aina rohkem väärtust ja andmeid, mida on vaja kaitsta ja seetõttu see kahtlemata osatähtsus suureneb. Loomulikult kõige parem kasutajakogemus on see, kui kasutajakogemust ei ole, ehk automaagiliselt, nagu siin eksperdid ütlevad, tehakse asjad ära. Ka sinna loomulikult vaatame ja ma arvan, et see üldine mõtteviis, mida ehk teisse süstida, on see, et katsetame rohkem asju, proovime väikestes kogustes neid, kui ebaõnnestub, siis pole midagi, lähme edasi, teeme midagi muud, kui õnnestub, siis oleme veel järgmised 100 aastaid number 1 IT-riik. Aitäh teile! Aitäh ministrile. Me jätkame tervitussõnadega. Palun lavale Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digiarengu asekantsleri Lukas Kristjan Ilvese. Tänud. Nagu ikka, minu töö on nüüd öelda sama asja, mida ministeerius ütles, aga poole keerukamalt ja 2 korda pikemalt. Aga enne kui sinna jõuda, tahaks korra öelda, on varem öeldud, ütleme veel, aga ikkagi öelda sügavalt ja austustundega teile aitäh. Selle aasta jooksul on olnud küllaltki palju keerulisi hetki. Eeskätt muidugi seotud Ukrainaga, aga mitte ainult, eks ole. Paljud teist olid silmitsi kusagil aprillis, kui ma niimoodi hoian, kas aprillis, eks ole, ja maikuus, et MID ja EID võivad lakata olemast ja nii edasi. Ehk et neid väljakutseid on olnud nii palju kui küberi poole peal, ka digiriigi poole peal ja minu kogemus selle esimese aasta jooksul teiega koos töötades on olnud äärmiselt positiivne. Ehk et ma tahan teid tänada teid oma pingutuste, oma professionaalsuse, oma toimekuse eest ja ma olen kindel, et see kindlasti ka jätkab. Ja ma tean, eks ole, et seda tänulikkust tunnevad mitte ainult mina, tunneb kogu tiim MKM-is, tunnevad väga paljud inimesed üle riigi. Nüüd, kui me vaatame riigi keskpikkasid väljakutseid,
millega nad on seotud. Nad on muidugi julgeolekualased. Me elame nüüd kriiside maailmas, kus mida COVID, energiakriis, Ukraina ja nii edasi on meile õpetanud, on see, et kõige paremad plaanid ei pruugi vastu pidada reaalsusele. Samal ajal oodatakse meilt lähiaastatel väga palju kokkuhoidu ja ressursi efektiivistamist. Seda nii ehk rahalises mõttes, aga kindlasti ka näiteks rohepöörde kontekstis. Ning nagu minister ütles, IT-vaatest oodatakse üle kõikide riikide järjest paremat kasutajakogemust. Ja selle peale tahaks IT-inimene öelda, et IT on ju fantastiline lahendus selle kõigele. Et IT ongi see vahend, millega me saavutame paindlikumat, agiilsemat, kiiremat, kuluefektiivsemat ja parema kasutajakogemusega riiki. Ja seda ta ongi. Ja selle eest me peame seisma, aga kujutame nüüd korra ette, et sa oled see minister, see peadirektor, see kantsler, kes peaks seda IT-d kasutama selleks, et neid suuri tulemusi ära tuua. Paganama keeruline raske on. Sest sul on neid kihte, mille peale sa mõtlema pead, neid väljakutseid korraga, mida sa lahendama pead nii palju. Sa pead mõtlema serveritele, sa pead mõtlema sellele, kas sul turvalisus on korras. Ja selle kõige raames tuleb keegi ja plõksib, et kurat, kasutajakogemus peaks ka olema hea, et ei aita sellest, et funktsionaalselt kõik toimib, aga olgu ta mugav, olgu ta kiire ja agiilne, olgu sulle mõistlikult rahastatud, võtku üldse lasku inimesi lahti selleks, et rohkemat IT-d teha. See kõik moodustab tervikuna päris raskesti juhitava kompoti. Et meil on seda empaatiat vaja, et meie partnerid riigis, kes peaksid meie pakutud IT abil paremaid teenuseid tegema, neil ei ole IT-ga lihtne. Ja see ei ole kuidagi unikaalne väljakutse Eestis, see on universaalne üle maailma, eriti avalikus sektoris, et avalikel sektoritel ongi raske IT-ga hästi toime tulla. Meie planeerimistsüklid, meie rahastamistsüklid, meie personalipoliitika, rääkimata meie IT-st endast, ei lähe alati kokku selle ideaalpildiga sellest, kuidas võiks erasektori eeskujul IT-d teha. Ja siit ka siis väljakutse meile. Ja meie tähendab antud kontekstis kõik, kes me IT- ja ettevõtluse ministri alluvuses riigile keskselt teenuseid ja abi pakume. MKM, RIA, RIX, RIT, TTJA on võib-olla ka siin. Meie peame järjekindlalt, ma ütleks isegi obsessiivselt otsima viise, kuidas me ülejäänud riigile teeme IT-ga hea teenuse osutamise ja oma töö hästi korraldamise, turvaliselt korraldamise järjest paremaks. Ja mis need väljakutsed siis on? Kõige olulisem, millest rääkis juba minister, ongi see sama kasutajakogemus. Et meie leiaks viise, kuidas aidata üle riigi valitsemisaladel teha head kasutajakogemust paremini. Läbi hea UI tööriistada, eks ole. Olgu see Eesti, olgu see mobiilipõhine riik, olgu see, eks ole, bürokraat, mis lõpuks võimaldab teha nähtamatuid teenuseid. Samamoodi me aitaksime riigil oma andmeid järjest paremini kasutada, neist rohkem väärtust saada, me arendaks seda kompetentsi, et andmed üldse suuta hästi analüüsida, ära kasutada. Ja et me pakuks muidugi neid platvorme, mis seda kõike võimaldavad. Et me otsiks viise, kuidas kõiki neid komponente järjest lihtsamini tarbida, kuidas neid lihtsamini juhtida. Siin, eks ole, suurim muutus viimasel ajal on RIT. Ja RIT-i puhul, RIT-i väljakutse või RIT-ida on lihtne. RIT-iga on RIT-i manageerida, RIT-i eesmärkis rääkida on lihtne. RIT osutab 2 sellist võrdlemisi standardset teenust. Töökohateenus, seda on võimalik osta peaaegu igalt IT-firmat üle maailma. Mõistagi, eks ole, avaliku sektori töökohateenusel on oma julgeolekualane spetsiifika ja siis, eks ole, teine on majutusteenus, ütleme sisuliselt privaat- ja avaliku pilve hübriidteenus. Jällegi, pakkujaid on palju, seda RIT-i on võimalik mõõta nende kriteeriumite alusel, mida me kasutame, et hinnata kuluefektiivsus, kas teenus vastab mingisugusele suht lihtsasti defineeritud standardile, mida kasutame ka erasektori puhul. RIA teenustega on keerulisem, sest need komponendid nii riigi infosüsteemi kui küberi poole pealt, need teenused, mida RIA pakub, need ei olegi lihtsasti SLA-ga defineeritavad, nad on sageli küllaltki unikaalsed üle maailma, nad on pidevas muutuses vastu väga keerulisi ootusi, mis tähendab, et me peame seda veel rohkem pingutama RIA-ga, mõtestamaks, kuidas need asjad, mida RIA teeb ja pakub riigile, aitavad lõpuks kõikidel riigiasutustel oma tööd paremini teha. Ja siia veel lisaväljakutse, et aitaks ka erasektoril paljude tegevuste puhul oma tööd paremini teha. Ehk siis ootused ei ole väiksed.
ma võib-olla ütleks lõpetuseks, et me oleme siin Margusega palju arutanud viimastel kuudel, kuidas me saaks koos oma planeerimist ja koostööd struktureerida sellisel viisil, et riik tervikuna meist maksimaalselt väärtust saaks. Muuhulgas on üks väljund see, et meil järgmisest aastast tekib ühine tööplaan. Ehk et me tuleme ühe plaaniga nii selle osas, kuidas RIA oma teenused arendab, kui see, kuidas MKM koos RIA-ga arengukava eesmärkide poole liigub ministri juurde ja siis me kaitseme seda ühisplaani koos. Mul on ka hea meel, et me hakkame järjest rohkem vaatama, kuidas RIA teenused arengukava eesmärke toetavad ja siis hindama neid vastu mitte lihtsalt hea teenuse definitsioone, vaid ka mõõdetavaid tulemusi. Et ma usun, et selle kõige käigus jõuame olukorda, kus see töölaud, mis ühel ministril, ühel kantsleril, ühel peadirektoril ees on, muutubki järjest lihtsamaks. Ja et aastaks 2030 on selle võimalikult hea teenuse osutamine riigis mitte ainult RIA vaatest tehtav, vaid ka ülejäänud riigi vaatest tehtav. Ja nende mõtetega tahaks teid jätta, tahaks teid julgustada mõtlema, kuidas me saame mitte oma tööd hästi teha, aga aidata ka teistel oma tööd hästi teha. Aitäh! Aitäh nende julgustavate mõtete eest. Me jätkame RIA peadirektoriga Margus Noorma. Kõigepealt tänan ministrit. Tänan Lukast, et mõlemad kütsid toredad ootuseid RIA osas. Et me teame ise väga hästi, et meil see portfell on hästi priske, mida me RIA-s igapäevaselt haldame. Ja ma arvan, et kui ratsionaalse mõistusega sellele läheneda, siis on täiesti selge, et ükski normaalne inimene RIA-s töötada ei taha. Et see vastutus tegelikult on kolossaalne. Õnneks me seda igapäevaselt ei taju ja me igapäevaselt selles võtmes ka ei räägi. Eelkõnelejad ei maininud kordagi seda olukorda, mis me täna maailmas toimub. Paraku RIA-s me peame sellega väga täpselt arvestama. Ja kui ütleme, praegu me räägime, et ametlikud sõjas on Ukraina ja Venemaa, siis tegelikult kübersõjas on ka Eesti ja seda juba alates märtsist sellel aastal, mis tähendab ka RIA jaoks väga täpselt seda, et me oleme oma prioriteete väga selgelt ümber mänginud. Me oleme täna kõrgendatud valmisolekus ju märtsikuus saadik ja me oleme pidevalt erinevate rünnakute all ja mis ei ole sugugi kurjategijate rünnakud, vaid mis on tegelikult siis riiklikult toetatud, organiseeritud kuritegevuse poolt korraldatud rünnakud, kui nii võib öelda. Ja see omakorda tähendab seda, et kui rahuajal sa saad pühenduda innovatsioonile, uute asjade tegemisele, võtta väga suuri eesmärke, siis sellises olukorras, nagu me täna oleme, me tegelikult peame mingeid prioriteete ümber hindama, oleme ümber hinnanud ja me keskendume tegelikult märksa rohkem, kui me peaksime võib-olla tavaolukorras just nimelt enda võimekuse tõstmisele ja oma süsteemide siis vastupidavusele ja kindlusele, et nende rünnakute all ellu jääda. Ja me tajume väga hästi, et see teenuste portfell, mis RIA-s on, et sellest tegelikult sõltub meil mitte ainult digiriik, vaid kogu riigi heaolu üsna märkimisväärsel määral, mis tähendabki seda, et tegelikult see vastutus, mis on meie käes, see on hästi-hästi suur. Ja ma olen täiesti nõus eelkõnelejatega selles osas, et me oleme 20 aastat seda digiriiki teinud, et see toimib päris hästi, kui me räägime SLA võtmes, et meil tegelikult käideldavus on väga heal tasemel, aga kasutajate mugavus võiks loomulikult olla parem, et selles osas on raske vaielda. Ja kindlasti see on see suund, millega me peame ka lähitulevikust märksa rohkem tegelema, kui me siiani oleme võib-olla tegelenud. Ja vaatamata sellele, et me oleme siis mõnevõrra keerulises olukorras, just nimelt selle aasta algusest ja mitte meist sõltuvatel põhjustel, siis siin on ka mõned plussid. Esimene suur pluss on see, et tegelikult väga kõrgel tasemel, valitsuse tasemel, poliitilisel tasemel pööratakse sellisele vastupanuvõimele, ehk siis küberturvalisusele märksa rohkem tähelepanu, kui seda varem on tehtud. Et täna on tegemist meil RIA 3. infopäevaga selles formaadis, siis see on esimene kord, kus ma saan öelda, et meil on märkimisväärselt paranenud rahastus. RIA baaseelarve on suurenenud märkimisväärselt uuest aastast. Ja tegelikult selline kindlus asju teha ja ette võtta on selle võrra oluliselt parem ja suurem. Ja asutuse juhina ma julgen öelda, et ma olen tegelikult järgmise aasta osas märksa rahulikum, kui ma olin aasta tagasi 22 aasta osas. Ja vaatamata siis olukorrale me peame ikkagi eesmärke seadma. Ja siin hiljuti ilmusid erinevad uuringud, mis ütlevad, et me oleme jätkuvalt maailmas oma digiriigiga väga konkurentsivõimelisel kohal.
ja ma arvan, et meie ambitsioon ei saagi olla teine, kui me peaksime olema maailmas kõige paremad. Ja ka RIA visioonis on see, et me ehitame maailma parimat digiriiki ja ma arvan, et isegi mõtet oleks panna eesmärki, et me ehitame maailma paremused 5. digiriiki, et see nagu ei lenda üldse. Ja teiseks muidugi kohe selle ambitsiooniga tuleb kaasa see, et me peame suutma seda maailma parimat digiriiki kaitsta maailma parimal moel. Ja need initsiatiivid, mis on tegelikult siin RIA ja ministeeriumiga koostöös käima lükatud, kõige eredamalt ja kõige värskemalt võin rääkida siis küberreservist, on siis midagi sellist, mida jällegi maailmas keegi teinud ei ole, me oleme esimesed selles osas ja ma arvan, et arvestades meie väiksust, seda, et meil ressursid on piiratud ja neid ei saa olema kunagi piisavalt palju, et siis sellised initsiatiivid on need, mis tegelikult aitavad meil ellu jääda. Ja mulle eriti sümpaatne oli, kui me tegime eelmine nädal õppust, kus me siis kaasasime reservi teisi IT-majasid, kaasasime ka Küberkaitseliidu või Kaitseliidu küberüksust, siis tegelikult see, kuidas see meeskond nagu toimis olukorra lahendamisel, et see oli super. Ja mul on täna jälle selles mõttes ka väga rahulik ja kindel tunne, et me suudame ka päris kriiside korral ennast väga kiiresti mobiliseerida ja kaitsta ja siis süsteemid uuesti käivitada, kui juhtub see kõige mustem stsenaarium. Nii, ja mis ma tahaks siis nagu lõpetuseks öelda, et vaatamata sellele, et ajad on keerulised, ei ole kindlasti põhjust nüüd istuma jääda ja oodata, et vaatame, mis juhtub ja siis mõtleme edasi. Et paneme edasi, meil on hoog sees. Nii kui ma ütlesin, et rahastus on märksa parem, kui ta oli veel mõni aasta tagasi. Ja mis mul eriti sümpaatne on see, et tegelikult meil on ikka täna ka ministeeriumi poolt väga selge tugi olemas. Tugi on, ütleme, kogukonna poolt, meil on hea koostöö partneritega erasektorist ja patt oleks siis seda mitte ära kasutada ja mitte sellega siis nii-öelda järgmisi uusi saavutusi Eesti digiajalukku kirjutada. Nii et ma tänan kõiki seni tehtud koostöö eest. Ma soovin kõigile, kes on täna kogunenud ja kes on meil teisel pool ekraani, meeleolukat infopäeva. Ma usun, et te saate ülevaate sellest, millega RIA on viimase aasta jooksul tegelenud. Ja samuti proovime heita pilku siis järgmisse aastasse ja vaatame, mis meid ees ootab. Ja meil on plaanis ka mõned diskussioonid ja usun, et ka need on päris huvitav jälgida. Nii et soovin teile kõigile jõudu ja jaksu, tänane päev vastu pidada ja võtke sellest siis viimast. Aitäh!